Lisan oma töösse ühe foto. Kopeerin pildi ja kleebin siia. Fotod kuuluvad jooniste hulka ja joonised tuleb nummerdada ja allkirjastada. Ja selleks märgistan foto või lähen siia foto alla ja valin viited menüüst lisapealdis. Kirjeldustekstiks tuleb valida joonis. Paigutuseks on valitud üksuse alla ja siia pealdiseks tuleb joonis ja joonise number ja kirjutan siia punktühik ja panen fotole allkirja. Ja okei. Joonisele tuleb ka tekstisest viidata. Teen viite siia. Viitamiseks viited menüüst ristviide. Viitetüübiks on joonis ja lisatavaks viiteks ainult kirjeldustekst ja number ja valin, millisele joonisele või millisele pealdisele ma viitan. Lisa. Ja sulud tuleb endal teha. Kui ma viitan tervet lõiku, siis viide jääks siia peale punkti. Kui ma viitan lauset, siis see viide peab tulema enne punkti. Ja veel üks asi. Kui joonis ei ole autori enda tehtud, vaid kellegi teise tehtud, siis tuleb viidata ka joonise autorile. Ja joonise autorile viidatakse samamoodi nagu kirjandusallikale. Viited menüüst, lisa tsitaat, lisa uus allikas. Ja kuna ma võtsin pildi veebilehelt, siis allikatüübiks valin veebisait ja autor. Vaatame, kes on joonise autor, Vaido Otsar. Lisa, okei. Nii, veebilehe nimi. Veebilehe nimi on Suur taevaskoda talvel. Kleebin selle siia. Nüüd on veebisaidi nimi. Veebisaidi nimi on mul Wikipedia, aga vaatame, kuidas see kirjutatakse. Kirjutatakse niiviisi, Wikipedia. Ja aasta, kuu ja päev ja URL. Nii, URL-i saab siit. Ja 16. jaanuar 2010. 10. Ja okei. Ja sulgudesse tekib autori perenimi, aasta. Ja nüüd peab pildi kohta käiv info tekkima ka kasutatud materjalide loetellu. Värskendame kasutatud materjalide loetelu ja siin on näha. Pildi autor on Otsar Vaido. Siin on kuupäev. Siin on foto pealkiri ja siin on allikas, et milliselt veebilehelt see pilt pärineb. Ja ongi korras.